Minu isa oli rohuteadlane, kes oli Tartu Ülikoolis omandanud diplomi ja magistri ja doktorikraadid ja ta 33. aastal viidi ta tööle Tallinnasse Haridus- ja Sotsiaalministeeriumi. Kuni lahkumiseni elasime Nõmmel mitmes kohas, viimati Pääskülas, kuhu mu isa avas apteegi, tahtes olla ise oma peremees, avas selle aprillis 40 ja loomulikult paar kuud hiljem see natsionaliseeriti. Küüditamisest 14. juunil 41 võin ma seda öelda, et seal majas, kus me Pääskülas elasime, sealt oli näha, kui raudteele tulid imelikud vagunid ja kuna mu isa ja ema said aru, milles asi seisab ja seda ütlesid ka mulle ja minu vanemale vennale. Igatahes ma ei teadnud, mida teha. Ja sel päeval, kui siis inimesi juba veeti sinna kaubavagunitest koosnevasse rongi, sel päeval ma lihtsalt lonkisin tagahoovis, ei teadnud, mida teha, muudkui otsisin Sirelilt õnneõisi ja leidsin ka. Siis meile vahepeal muretsiti, kui ma ütlen meile, ma mõtlen mina ja minu ema ja meie juures elasime isa lennetütar. Meile muretsiti 3. septembriks laevale paberid. Aga minu ema ütles, et tema ei saa kodumaad maha jätta ja tema teadis, tema oli Esimese maailmasõja ajal elanud Ukrainas, ta teadis, mis tunne on raskel ajal kodumaalt eemal olla ja kui raske ta hiljem oli tagasi saada. Nii see elu läks kuni esmaspäeval 18. septembril, kui ma tulin Tallinnast koju õhtul, ütlesin, et Tallinnas oli päev otsa sadanud paberituha vihma. No see tegi vanematele selgeks, milles asi seisab, et sakslased on minemas ja meil ei ole lootust sinna jääda. Niisiis kiiruga sai seal asju pakitud ja kolmapäeval 20. septembril läksime Tallinna sadamasse. Isa tuli kaasa meie pakke kandma, isa ise lootis veel jääda kodumaad kaitsma natukeseks ajaks. Aga kui ta nägi, et samale laevale läksid Litsman ja Jalmar Mäe, siis sai isa ka aru, et ei ole lootust midagi seal ära teha ja lubas järgmisel päeval järele tulla. Muide sel päeval, kui me hommikul Balti jaamas maha tulime ja hakkasime sadama poole liikuma, siis seal ajalehemüüjad ütlesid, et see on viimane ajaleht Eesti Sõna, mis ilmub. Me ostsime selle kaasa ja meelde on jäänud selle juhtkirja viimased laused. Meilt võidakse küll võtta, mis meil on, kuid mitte seda, mis me oleme ja seda, et me oleme ja jääme eestlasteks. Need laused jäid ka maaks meelde. Ja järgmistel aastakümnetel ma nägin, kuidas mitmed kaotasid oma eestluse, aga seda ei võetud nendelt, vaid selle andsid nad ise ära, kas hooletusest, lohakusest või lootuses mingit hüveid saavutada, mida saavutasid väga vähesed. Läksime laevale 20. septembril 2 öö ja 1 päevaga jõudsime Kopenhaagenisse. Enne seda olid sellelt laevalt Danzigis maha läinud Litsman ja Mäe. Kui me niisiis lõpuks jõudsime ühte linnakesse nimega Pladen, seal rong enam edasi ei läinud, arvatavasti sai tal kütus otsa. Ja 11. mail hakkasime sealt jalgsi minema, sealt lähedalt läks suur maantee, Praha-Karlspadi maantee. Läksime sellele maanteele, muidugi oli vaja oma pakke vähendada, et jõuda edasi minna. Seal maanteel oli palju põgenikke, nii eestlasi kui ka muumaalasi, ida-sakslasi ja seal sõitis palju
võidujoo vastuses Vene sõdureid, nad olid enamasti purjus ja ei tülitanud kedagi muud välja arvatud neid, kellel juhtus käekell olema nähtaval. Uura! Ja siis mõnele venelasele sai neid mitu tükki käe peale. Võib öelda, et me võtsime palju asju kaasa, aga juba siis, kui oli vaja hakata jalgsi edasi minema, siis tuli võrdlemisi range valik teha, mida on vaja üldse ellu jäämiseks. Ma võin seda öelda, et mul oli kaasas raamat Tõde ja õigus. Selle ma jätsin maha pärast 8 kilomeetrit, nii et kui keegi küsib, kaugele sa Tõe ja õigusega saad, siis ma ütlen 8 kilomeetrit. Samuti ma mäletan, et esimese jalgsillennaku õhtul ma jätsin maha talvemantli, mõtlesin, et talv on veel kaugel, et seda pole veel vaja. Teise öö viitsime maantest natuke eemal Lohus ja hommikupoole ööd oli maanteelt kuulda imelikku müra, nagu oleks seal mingi rahva või meeste kolonn marssimas. Mitte marssitaktisest, aga nii. No igatahes ema tõusis püsti ja vaatas, mis seal on ja nägi, et hulk mehi marssis ida poole. Neil olid kaasas relvastatud valvurid ja üks nendest nägi ema ja jooksis meie juurde. Ja hakkas seal, kas ta rääkis tšehhi või vene keelt, seda ei tea. Hakkas küsima, et kas te olete sakslased. Minu ema rääkis prantsuse keeles, et me oleme prantslased, keda sakslased tõid siia sunnitööle ja me tahame nüüd koju minna. No see mees kahtlustavalt vaatas minu ja minu isa blonde juukseid, aga ema oli brünett igatahes. Me pöördusime siis lõuna poole teele, mis viis Marienbadi. Hakkasime sinna poole minema ja 2-3 küla hiljem oli seal linnakene nimega Petsau ja sellest 3 kilomeetrit edasi jõudsime me ameeriklasteni, kes meid edasi ei lasknud. Kui me olime 6 aega seal olnud, siis anti teada, oli pühapäev 17. juuni, anti teada, et järgmisel päeval ameeriklased annavad kogu selle rahva hulga tšehhidele üle, tehku need, mis tahavad. Isa oli vahel käinud nende ameeriklastega rääkimas ja ütles, et me tahaksite siit vaikselt edasi minna. Ameerika ohvitser ütles, et ega me ei tohi teid edasi lasta, välja arvatud siis, kui minu mehed teid ei näe. Nii me siis läksime sealt mõned, ja ma arvan, meid oli vist 5 või 6, kes me sealt üle mäe niimoodi läksime, et kui üks Ameerika sõdur seal Soome tüdrukuga oli põõsal, siis sõdur vastas teisele poole ja tüdruk soovis meile hüve reisi. Niimoodi siis olime lõpuks läänes. Kui mina ja mu vend mõlemad olime koos lõpetanud gümnaasiumi 47. aasta maikuus ja peale seda vend oli käinud mingi, ma ei mäleta, mis elukutse kursustel ja järgmisel kevadel 48 tema ütles, et tema enam ei taha siin logelda, et ta vaatab, et järgmine maa, mis temasuguseid vastu võtab, et ta läheb sinna. Ja nii siis see juhtus olema Austraalia ja tema andis sooviavalduse sisse ja võeti vastu. Ja augustis 48 asus ta teele Austraalia poole. Ma mäletan, et sel päeval, kui tema asus teele, sel päeval meie teised läksime ja pani oma need kirja, et me tahame ka Austraaliasse tulla. Viimase pilgu kohta ma kirjutasin ühe luuletuse. Seda 20. septembrit iial ma ei unustada saa. Ei ma vaja ühtegi kalendrit, kui tahan meelde tuleta. Sellel päeval jätsin selja taha oma kodulinna Tallinna, aga ühtlasi ka jätsin maha kogu oma armsa Eestimaa. Viimset pilku tagasi veel heita tahtsin oma armsale Eestile, siiski seda nukrust ei saanud peita, vägisi, mis tuli südame. Eemalt paistsid Tallinnast veel tornid, mis mul olid nõnda armsaks saanud. Puhusid ju meretuuled karmid, seal nad siiski olid mahedad. Kuldse õhtu päikse viimsed kiired koduvetest ära saatsid mind. Möödusid veel mõned tutvad saared ning siis algas võõras vetepind.
hämaras nägin Eesti randa, kaugelt paistis ähmasena ta, kas veel saan ma elus oma kanda armsal maaramaale kinnita.